Autospordisaade Kurvid sirgeks alustab. Täna saates krosskartide rallisprindi meistrivõistluste kihutamine Kehalas, Eesti ja Soome autoralli meistrivõistluste ühisetapp Jyväskyläs. Kurvid sirgeks saade on täna Kehalas ja siin toimub krosskartide rallisprindi meistrivõistluste etapp ja põnevust on siin oodata omajagu. Esiteks küsimus, kas kahel esimesel etapil võidutsenud Lukas Orav suudab võtta kolmanda võidu järjest või eelmise võistluse vahele jäetud Martin Järveoja näitab kõige suuremat kiirust. Kohal on ka taas Robert Virves, kellel mäletatavasti lauluväljaku võistlus tehnilise probleemi tõttu veidike ebaõnnestus ja loomulikult sükse üllatusmomendina noored sõidavad siin autodega ja Urmo Aava, meie Rally Estonia korraldaja pojad on mõlemad stardis ja Urmo Aava on ka siin ja vaatame, kuidas neil läheb ja mida Urmo Aava üldse süksest võistlusest ja poegade ralliharrastusest räägib. Urmo Aava Kehala krosskartide rallisprindi võistlusel istusid sina ralliauto kõrvalistmel, vaatasid, kuidas poeg sõidab, et mis tunne seal kõrval istuda on niimoodi? Ei, no täna on täitsa okei tunne juba, et enam-vähem teab, mis ta teeb ja liiga hirmus ei ole. Ja päeva teises pooles hakkas täitsa mingit tempot ka tulema, et tegelikult oli nauditav ja tore koos. Täna oli juba tore, siis on olnud algushetkedel natuke hirmus ka või? Ei, kui noor õpib sõitma ja siis alguses ta tahab kiirust, oskuseid ei ole. Siis on ju küll neid hetki, kus mina ei ole roolis, et ma olen kõrvalistme peal, aga kedagi roolis ikka ei ole. No nagu nägite, oli Urmo Aava üsna rõõmsas tujus pärast seda võistlust. Sai terve päeva lõbutseda ja pärast ka pori sees asju kokku korjata ja matti seal puhastada, nii et täis pikk tööpäev siis meie Rally Estonia peakorraldajal. Aga päeva naelaks olid siis loomulikult krosskartide kihutamised ja kõikide rallimeeste ja krosskardimeeste ees võttis siis võidu Martin Järveoja, kes on ka tegelikult Eesti mõistes ikkagi väga-väga kõva krosskardimees, aga põhikohaga ikkagi ralli kaardilugeja ja vaatame nüüd, mida Martin ise selle päeva kohta rääkis. Ja päris siukene vaheldus ilma mõttes päris vaheldusrikas võistlus oli, et hommikul sai õnneks ka kuivaga sõita, mis oli päris mõnus ja siis nüüd pärastlõunat tuli päris korralik sadu, et oli korralik suplemine, aga õnneks hommikul suutsin piisava edu sisse sõita, et nüüd Lukas Orav vihmaga tundub, et ta on päris kiire ja talle sobib see, et õnneks suutsin ära hoida. No siin küljeaknaid otseselt seal autol pole, on sellised restid, et palju seda vett sisse tuli, su riietusest on näha, et ikka oma jagu tuli. Jah, klaas on ees ja katus on pea kohal, aga see vesi tuleb sealt kuskilt muudest kohtadest sisse, et nagu ma ütlesin, korralik suplus oli, aga käib asja juurde, et ei nurise. No sul eelmine etapp jäi vahele, olid muud tööd, et kas sa nüüd hooaja kokkuvõttes ikkagi üritad siin suurde mängu sekkuda või kuidas su need plaanid on? Ja nagu ma ütlesin, et iga katsevõidu eest saab punkti, et hommikul nagu oli see punktide mõttes oli katsevõidud tulid kasuks, aga nüüd siin pärastlõunal edu oli piisav ja siis ma mõtlesin, et ei ole lihtsalt nende ühe punkti pärast ei ole mõtet neid riske võtta, aga vaatame, et siin veel on ju nüüd 3 etappi veel minna ja viimasel etapil on veel topeltpunktid, et ma usun, et kõik on võimalik. No seleta natuke, milles see saladus siis seisneb, et sa just nagu kaardilugejana just selle krosskardiga suudad näiteks Robert Virvest ehk rallimeest edestada, et mis siin siis nii teistmoodi on või mis sul siin nii hästi sobib? Eks Robertil liiga palju kogemust ei ole ka, et mul on ikkagi juba 3 aastat korraliku kooli all, aga jah, siin isegi hommikul vaatasin, meil on see esimene voor on proovivoor, kus lihtsalt tutvumine kiire hooga, et siis teine voor vaatasin pärast võrdlesin videost, et see crosskart on selles mõttes nagu huvitav masin, et pingutades isegi aega ei tule, et tuleb lihtsalt sõita õige joonega ja kui sa ega ralliautoga samamoodi, et kui liiga
külje ette lased, et siis tapab hoo ära, et eks tal siin mingid võlud on, aga need tulevad kogemusega. No Martin Järve oli selle päevaga ju rahul. Õnnestus tal siis edestada 2 eelmist etappi võitnud Lukas Oravat ja 3. koha sai seekord Robert Virves, kes siis nüüd esimest korda crosskardiga sõitis ka kruusakatseid ja oli päris ralliauto moodi. See kihutamine olnud tema enda jaoks ka õigti ralli kiiruskatsete moodi ja rääkisime loomulikult Robertiga ka siis sellest päevast ja võistlusest ja ka sellest, mis tundeid tekitab kaardilugejale allajäämine. Jah, ma arvan, et lõpuks oli päev keerulisem, kui ma võib-olla ootasin. No kuivaga oli kõigil, võib-olla selline tavapärane sõit siin vesisel teel, sa pole kindlasti harjunud sellega, et vett igalt poolt ja pori sisse lendab, et kuidas sa sellega enda arvates toime tulid? Ma ei oska öelda, eks kõige mugavam ei olnud, aga ma arvan, et suur pilt oli kõigil sama, et meil seekord võib-olla suurem mure oli see, et mingil hetkel ei näinud õue, et ilma kojameheta ei olnud selle kõige suurema sopaga kõige mugavam. No, eelmine kord sa sõitsid lauluväljakul asfaldi peal, oli selline rohkem nökerdamine. Siin oli ikkagi selline päris ralliraja moodi, et kas sa tundsid ennast kuidagi mugavamalt ka seekord? Ütleme, tunnetuse koha pealt, ma arvan, ei olnud kõige mugavam, aga üldiselt katsed, mis valmis olid mõeldud ja ma arvan, et olid kindlasti väga korralikud, et reaalsed katsed olid ikkagi ja ei pidanud tünnide vahel šikaanirallit tegema ja selle koha pealt oli, ma arvan, väga korralikult korraldatud üritus jälle. No Martin Järve võitis kaardilugeja, kui palju see nüüd rallimehele hinge hakkab või au pihta käib, et kaardilugeja võitis võistluse? No kindlasti oleks tahtnud vähemalt võib-olla konkurentsi pakkuda, et ta täna sõitis ikkagi eest ära meil, aga ma lohutan end sellega, et ta Otis ka kunagi kiiremini sõitnud, et pole kõige hullem. No nüüdseks on siin Kehalas sõidetud rallipäev siis päris lõppenud, auhinnad on kätte jagatud ja mehed pakivad seal oma masinaid autodesse ära ja hakkavad kodu poole liikuma ja kurvid sirgeks ka tõmbab siit otsad kokku ja edasi liigume juba Soome Jyväskylässe, kus siis sõidetakse üheaegselt Eesti ja Soome autoralli meistrivõistluste etapp. Kurvid sirgeks on nüüdseks jõudnud Jyväskylä legendaarsesse paviljonki parklasse, kus tavaliselt on küll autoralli MM-etappi hooldusala ja oleme siin harjunud nägema tohutut siginat-saginat, aga seekord on hoopis tegemist siis Eesti ja Soome autoralli meistrivõistlustega ja loomulikult sellist melu, nagu te siit ka tagant näete, kui MM-ide ajal ei ole, aga tegelikult autosid on siin palju, on palju Eesti rallimehi, Soome rallimehi ja meie hakkame siis vaatama seda, kuidas Eesti meestel läheb ja tipus läheb siin väga tihedaks rebimiseks. Teame, et soomlastest on kohal Esa-Pekka Lappi, Lauri Joona, ütleme kõige kuumemad nimed, aga Eestis siis vaatame, kuidas Jaspar Vaher, mäletatavasti Rootsi ERC rallil tegi väga kõva sõidu, kuidas tema siin hakkama saab, Patrik Enok, Joosep Ralf Nõgene ja tegelikult ka Karl-Martin Volver, kes sõidab samuti siis Toyotaga sellel rallil. Et vaatame, kuidas Eesti meestel siin Soome tippkonkurentsis ja Jyväskylä legendaarsetel kiiruskatsetel minema hakkab. Jyväskylä teed väga legendaarsed, keerulised, rajaga tutvutud, mis muljed on? Ja, teed on väga legendaarsed ja üpriski keerulised, et Rootsiga võrreldes ma ütleks isegi, et keerulisemad, et enamasti ikkagist metsa vahel väga kiired nukkide peal, et selles mõttes midagi kerget ei ole. Mis eesmärkide või mõtetega sa nüüd siin rallil siis starti lähed?
Eks iseenesest eesmärk on ikka sama, et ikkagist õppida võimalikult palju, et loomulikult oleks tore ka võrrelda teistega, et kuna konkurents on nii kõva, aga eks tuleb oma asja ikkagist teha, et vaatame, kus me oleme ja siis selle pealt vastavalt teeme omad järeldused ja liigutused. Kas sind võib nimetada natuke mustaks hobuseks, kes tuleb neid noori eestlasi siin kollitama ja võib üldse päris head tulemust teha? Jaa, et selles suhtes, et see konkurents siin on väga tihe. Kui me võtamegi Soome sõitjad siin juba ju, siin on terve rodu nii-öelda soomlasi kohal, kes on ju ka MM-i mõttes olnud ju poodiumi kohtadel, samamoodi Eesti poisid on siin poodiumite kohtal olnud nii-öelda kõrgetes mängudes, et ja samamoodi siin on neid konkurendi mõttes on väga palju sõitjaid, ka nii-öelda siis nii-öelda lisaks siis nii-öelda ainult Soome poistele kui ka nii-öelda siis Eesti poistele on siin ju teisi poisse samamoodi, et meil on jah, see nii-öelda esimene kogemus siia Soome nii-öelda tulla siis Jyväskylä, jah, me käisime küll 24 aastal selle Lansing Running on Running, aga see ei ole sellega võrreldav üldse, mis on nii-öelda siin Jyväskyläs, et eks me seal poole rekkapäeva peal ikka vaatasime seda, et kus me nii-öelda sattunud oleme, et aga ei, selles suhtes teed on ägedad, mulle väga meeldib. Joosep Ralf Nõgene Jyväskyläs Eesti ja Soome autoralli meistrivõistluse etapp algamas, rajaga tutvutud. No on niisugune ehe Jyväskylä ralli tulemas või? On küll ehe Jyväskylä ralli, jah, nii palju kui ma seda Jyväskylä rallit tean, et väga selles mõttes ju kompleksne ralli, et igat katset on üks kord, et see materjali maht on üsna suur, et me hakkamegi just videotega toimetama, et üsna pikk päev tuleb, et terve päev, pool päeva reket ja siis pool päeva tööd ja õhtul veel rallikatse ka ja ka üsna legendaarne see laajavoori katse, et ja väga sihuke klassikalise Soome ralli vibe on. Patrik Enok, eelmise Soome autoralli meistrivõistlusetappi sa võitsid, nüüd Jyväskyläs uus etapp koos Eesti meistrivõistlustega. No kas tunned nagu mingit pinget või pressurit ka, et eelmise etapi võidumehena jälgitakse sind rohkem ja kohustused on suuremad? Ma ei tea, kas just päris nii, aga eks ikka mingil määral on nagu ootused ikkagi kõrged, et kui see eelmine etapp läks väga hästi, siis seekord samamoodi on ootused kõrged. Aga jällegi, kaks võistlust on nii erinevad ja konkurents on hoopis teine, et ei saa nagu päris mütsiga lööma minna. Ja nüüd oleme taas paviljonkis Jyväskyläs ja laupäeva hommikuselt 2 esimest kiiruskatset on sõidetud ja Jaspar Vaher on teinud muidugi vägeva sõidu. On ta praegu siis 3. kohal, kaotab Esa-Pekka Lappile 2,8 sekundit. Nende vahel on veel Mikko Heikkila. Need 3 meest on teistel natuke eest ära sõitnud ja Vaheri kiirusest annab aimu see, et teisel kiiruskatsel hoida siis Lappiga võrdne aeg ja nüüd tuleb Jaspar kohe siia ka ja räägime temaga, mis ta nendest esimestest kilomeetritest ise arvab. Ja kindlasti on hea algus jah, et eks ta arvata oli, et teised on nagu väga kiired, aga eks me oleme ka üritanud ikkagist seal sabas püsida neil, et esimene katse oli sihuke natuke keerulisem, teine katse oli jällegist nagu mega kiire, et jah, sihuke so-so, mõned kohad päris okeid, mõned kohad jällegist veits nagu hoiame liiga tagasi, aga tuleb nagu omas tempos püsida, et me alles nagu otsime oma seda mugavat piiri, kus nagu sõita. 2 kiiruskatset sõidetud, Patrik Enok 4. kohal, 12,2 sekundit Esa-Pekka Lappile. Tundub, et 2 gruppi on nagu moodustamas esimese 2 kiiruskatse järel, et 3 esimest meest natuke kiiremad, siis 3 järgmist ühes pundis, et kuidas sa ise need esimesed kiiruskatsed kokku võtad? Jah, aegade poolest paraku praegu nii on, et võib-olla esimene katse oli natukene rabe ja ei olnud seda tagaosa pidamist nii palju ja ise nagu sõiduga ka oleks võinud vähe stabiilsem olla. Karl-Martin Volver praegu 2 katse sõidetud 7. koht. Joosep Ralf Nõgesest eespool, oled rahul või? Rahul ikka, et selles suhtes on katsed olid üllatavad, just esimene, et mingid nukid niimoodi viskavad ja et selle kogemuse saime kohe esimese kätte. Mida meil on kindlasti vaja nii-öelda siis
harjutada ja improve ida, ongi siis just legendi pool, et meil hetkel jääb nagu selle taha, et just sellised kiired kohad nukkidega, et ei tea, kui kaugele mingisugused viskavad, et rekka ajal mingid katsed nukid tundusid ei viska nii kaugele, aga nüüd sõidu ajal ikkagi nagu nägime, et need ikka viskasid päris kaugele, et just sellised kiired kohad on meil täna nagu siis problemaatilised. Joosep Nõgene 2 katset sõidetud, 34,6 sekundit kaotust Lappile 9. koht. Kuidas sa ise praegu hindad neid kiiruskatseid? See esimene hommikul tegelikult, kui võtta kilomeetri kaotust 0,49, ei ole kõige halvem, et Rootsis kaotasime 0,8 keskmiselt liidrile, et tegelikult see on isegi suht suur samm improvement'i, aga teisel katsel või kolmanda katsel me tegime spinni. Ja veist on kahju sellest, sest kui aega splitte vaata, siis oleks olnud isegi täitsa viisakas aeg. Aga ma arvan, üldiselt see andis päris palju enesekindlust see luup, et tegelikult auto toimetas hästi ja legend oli ka hea ja ma arvan, et nüüd on hea järgmist 4 katset sõita selle pealt. 5 kiiruskatset on sõidetud ja vägeva soorituse tegi 4. kiiruskatsel Jaspar Vaher. Ja nüüd, kui ta just jõuab siia järjekordsesse hooldusalasse, on ta tõusnud ralli liidriks 4,7 sekundiga Esa-Pekka Lappi ette ja 3. kohal Mika Heikkila, nii et meie mees juhib, 2 katset on sõita ja kohe vaatame, mis ta oma vägeva soorituse kohta ütleb. Eks katse oli üsna teistsugune, et seal oli palju lahtist ja kindlasti üsna tehniline katse, et kui keskmist kiirust olete ka, siis 10 võrra nagu aeglasem, et jah, enda jaoks midagi liiga erilist ei olnud, aga eks me loomulikult nagu sõitsime päris kiiresti, aga jah, endal oli üllatuseks väga hea aeg. 2 katset sõita, mis sa arvad, kas Lappi ja ka Heikkile tulevad veel rünnakule ka? Ja kindlasti tulevad. Jyväskylä ralli on lõppenud, Soome ja Eesti autoralli meistrivõistluse ühisetapp ja nagu näha, auto, mis sõidab siia keskele, on Eesti meeste auto, Jaspar Vaher, Rait Jansen. No vägeva võistluse mehed tegid ralli teises pooles, edestasid nii Esa-Pekka Lappid kui Mikko Heikkilat ja võtsid selle ralli võidu ja see on meestele siis absoluutarvestuse võit ning väga võimas sooritus. Nagu näha, autostamistseriimoonia oli suhteliselt tagasihoidlik, aga auhinnad on kätte antud, sampus pritsitud ja nüüd vaatame, mida Jaspar Vaher ja Rait Jansen ise selle ralli kokkuvõtteks rääkisid. Eks loomulikult rõõmus tunne on, et ei oleks osanud sellist asja oodata. No kui me rääkisime 2 kiiruskatse enne lõppu, sa ütlesid, no ei me seda liidri kohta ei suuda hoida, et kas sa natuke nagu bluffisid ka, et ennast nagu alla tõmmata või no tegelikult sa Salamas, ma usun, vast ikka ootasid seda, et sa suudad hoida? No, eks ma sisimas ikka pean ju lootma, et ma suudan hoida, aga ma ütlen ausalt, tegelikult ma väga ei uskunud seda, kuna ikkagist katsed on niivõrd legendaarsed ja eks kindlasti ei taha kuskile vabandust taha pugeda, aga kindlasti on siin teistel võib-olla natuke rohkem kogemust, et tõesti ei osanud seda oodata. No kui nüüd vaadata korraks 2 viimast rallit, Rootsi ja nüüd see Soome ja seda kiirust, et kas võib öelda, et kvalitatiivselt oled ikkagi nüüd teinud mingisuguse sammu edasi ja jõudnud päris leveli, sest vastased, kellega siin võidu sõitsid, keda sa võitsid, on ikkagi mehed, kes on ka MM-sarjas teinud päris kiireid sõite. No kindlasti ma arvan, et eks see areng on toimunud, aga eks see on kogu aeg teada olnud, et kiired teed mulle sobivad ja see on ka loomulik, aga nagu ma olen ka varem öelnud, siis aeglasemate rallidel, asfaldirallidel me ei tea üldse enda pilti veel, aga jah, sellistel rallidel tundub, et oleme täiesti, kui kõik sobib, oleme täiesti rütmis. Nii, Rait Jansen, Soome meistrivõistluse etapi võit. No mis tunne oli seal Jaspar Vaheri kõrvalistmel olla seda metsikut kiirust niimoodi dirigeerida oma lugemisega? Tegelikult oli väga mõnus, et need katsed on muidugi kiired ja siukseid trikikohti on palju, aga autos sees oli tunne väga mõnus kogu aeg. Et siukest üllatavat nagu siukest hirmu või siukest asja olnud. Aga arengu mõttes, mida sa näed, et kust ja mismoodi te peaks nüüd nagu edasi minema, et seda stabiilsust kas sellel tasemel saavutada? Sõitma. Võimalikult palju sõitma lihtsalt, ma arvan. Et sõitma ja legendi trenni tegema ja selle pealt tuleb. No, nagu näha, meeste emotsioonid olid ilmselgelt kõrged, aga olid ka teised Eesti mehed ja tegid siin väga head sõitu ja nüüd vaatamegi, kuidas järgmised eestlased selle ralli kokku võtsid. Patrik Janok, Jyväskylä ralli lõppenud, läbi terve päeva sa oled natuke olnud nagu rahulolematu, et päris head tunnet ei ole saanud,
nüüd 2 viimast kiiruskatset ka, et kuidas sa selle asja kokku võtad? No pigem selle viimase 2-ga nagu sai vähe paremaks seda rütmi, et ma arvan, et see vihm aitas ka, et puhastamist oli justkui vähem ja mõningad nii-öelda muudatused autole ka. Pigem läksime nagu sama mõtteviisiga, mis Imatras nii-öelda siis seade poole peal. Ja ma ütleks, et tunne oli vähemalt lõpus parem, et okei, ajad jah, nii ja naa, et päris sinna tippu ei jõudnud, aga ju siis täna oli see meie õige koht, et noh, 100% rahul ei ole, aga vähemalt midagi leidsime siin viimasel 2 katsel. Ralli sõidetud suutsid 2 viimase katse ka külma pead hoida, kuigi tempo oli päris kõrge, et ma nägin sinu rahulolu ka siin, et oled vist päris rõõmus, nagu ta näoska näha. Ja, ei muidugi ongi esimest korda tulla siia Soome Jyväskylä rallile Toyotaga, esimene Cruza ralli, esimest korda legendi siin kirjutada. Ühesõnaga täiskombo ja lõpuks veel vihm ka, et selles suhtes oli täiskombo, mis me siit rallit üldse saime ja ütleme, ma arvan, et üks elu kõige keerulisem ja raskem rallist selles suhtes, aga kogemust me saime kõvasti. Joosep Pratt-Nõgene, ralli on sõidetud. Ma saan aastat näha, et võib-olla päris, kuigi sa praegu naeratad, siis võib-olla päris seda rahulolu ei ole või kuidas sa ise selle ralli kokku võtaksid? Ma arvan, et jah, võib-olla kindlasti natukene läks kehvemini, kui me lootsime. Aga tegelikult ütleme, täna hommikul see SS23 nagu olid isegi suht palju lubavad, aga kahjuks sealt edasi läks allamäge. Mitte isegi nagu enesekindluse mõttes, vaid lihtsalt kuidagi ei tulnud välja seekord, sest tegelikult auto seadistus toimis meil ju hästi ja ka Martin sai hästi hakkama, kui võtta arvesse, et ta tegelikult luges esimest korda Soomes ja ralli 2-le, et selle üle tasub uhke olla. Jyväskylä ralli on sellega lõppenud, vihma sajab ja oligi selleks muidugi paras aega, nagu näha on siin kiiresti ka rallipark kokku korjatud või viimased autod aetakse veel treilerite peale ja läheb kodu poole või hotelli sõit, kes siis kuhu. Ja lõppes see siis Jaspar Vaheri võiduga, kuigi siin olukord läks ka pisut teravaks pärast seda, kui intervjuud olid jagatud, auhinnad kätte on sampus pritsitud, selgus, et Jaspar Vaher teenis 4 trahvisekundit eelviimase kiiruskatsel virtuaalses šikaanis väikese kiiruse ületamisest, kuid õnneks see karistus oli piisavalt väike, et jääda ikkagi 1,6 sekundiga Esa-Pekka Lappi ette ralli võiteks ja olgem ausad, Lappi muidugi seal autostamise ajal ka päris kibeda hapu näoga vaatas eestlaste suunas, kui auhinnade jagamiseks läks, nii et midagi pole teha, aga meie mõistes muidugi lõpp hea, kõik hea ja võit jäi ikkagi kätte. Kurvid sirgeks sellega lõpetab. Selle saate oli väga meeleolukas ralli, vihma ja kõike siin kaela saadi. Enne seda nädal varem vägev crosskartide võistlus, püsige TV6 kanalil, vaadake järgmist saadet, kui juba taas uued autorallid ja uued intervjuud ning sündmuste kajastused.